uus hommik Portugalis. Täna lähme Asooridele. Minu 100 aastat vana Las Vegase kohver siiamaani töötab. Räsidada on igalt poolt saanud. Väga terve. Nüüd ongi meie lennuk ees. Vaasti siis Lissabon selleks korraks. Lähemegi kohale jõudmas. Lennuk rapub päris kõvasti. Väga suurid vastavad. Lennuk laseb kütust välja, ilmselt kordab maanduda täispaakidega. Maanduda niuksele. Päris hirmus. Läheme siis Asooride majas ja Eestis hakkab paarikümne minuti pärast uus aasta. Meil on veel 3 tundi aega. Tegelikult kohe hakkab uus aasta. Aga meil on veel 3 tundi aega siis ja sööme siin kohalikke maiustusi. Vaatame nüüd telekast eelmise aasta ilutulestikku siit kandist ja paari tunni pärast näeme, mis me näeme siis, kas on sarnane või on parem või veel halvem või mis on. Meid mingi paarkümmend minutit aastavahetuseni lähme vaatama siis, kus see toimub ja mis värk on. Mõnusalt soe ikka küll. Kõik lähevad sinna ilutulestikku vaatama. Ilm on ilus, päike ei paista, soe, kerge vihm. Teeb siukse mõnusa viilingusega väike vihm. Rahvas on saluudiks valmis. Veel 10 minutit ja tuleb.
can't keep my mind off you. Where you at? Where you at? I'm looking. Obvious that you want me, but I said I will hurt myself. Please believe me. I'll play it through hell. Just know me, yeah. So sure of yourself. Baby, don't be greedy. The tide can pull us away. Don't matter where we are. 'Cause when you're inches away. Pidu läbi, tühjad pudelid ilusti pandud prügikasti peale ja erinevatest teistest kohtadest, kus ilutulestikud toimuvad, on ka siin avatud putkad, kus saab osta endale nänni, süüa, mida iganes. Väga inimlik koht, kus elada. Ja uus päev, ärkasime suht hilja, lähme uudistame saare peal ringi. Ilmsest testpolistatud tee servad. Näed, ehkki see kõik seal kõrgõitse aeg on suvel. Mõnus kliima. Oleme tagasi oma lemmikmaha jäetud hotelli juures, kus me aastaid tagasi käisime. Hotell on endiselt avatud ja ligipääsetav, populaarne rahva hulgas. On ikka sünge koht ja ega ta aastatega ilusamaks ei ole läinud. Kohalikud lilled tunnevad siin hotellis ennast päris hästi madalamatel korrustel. Päris kõhe. Siin mingi toru lekib. Täitsa terved vetsuputid siit. Issand, kus on uhked ruumid siin olnud. Ja mõnus troopik. Maha jäetud hotell Monte Palace. Monta del Codo siis. Suurite pealinn. Väljas on 18 kraadi ja aga siin sees on täitsa liuväli olemas. Hetkel keegi ei uisuta, aga põhimõtteliselt raha eest saab ka uisutada. Uus päev. Oleme teevabrikus. Siin on siuke mõnus teelõhk siin vabrikus. Tasuta tuur kõiki, näeme töötajaid. Ja ongi väike ekskursioon läbi, siin saab teed proovida ja tipsi saab igal pool anda. Ja gift shop tuleb ka. Ja mina ostsin siis siuksed sokid. Teemuuseumis käidud, nüüd lähme tubakamuuseumisse, mis on veelgi huvitavam.
ja siin ta on. A special day, a war. Portugal and Portuguese colonies, we had a battle, we lost the battle. Ilmselt tubakakuivatus. There is everything, this metallic house over there. Used by the Tubakataimede näidised. people with more money because it Valge tubakas on seal tagapool. takes more time to produce, to transport to Iran. This fresh air. Old times they use it for to work in tobacco. Nowadays we have not more production in Tubakavabrik tobacco. võtab vaikselt koomale ja siia tuleb avalik raamatukogu. Just for you to take a look. In the end, you can see so many opens outside, windows a little cold. Here a man, day and night, in the old times, must provide vigilance, surveillance to this dryer. Feed they place it to wood under this metallic recipient. It boils itself, drying properly in the old times the tobacco stalks. They need to take care all the time because it can burn, it might burn. In the end they open the door and retire the stalks tobacco and they transport it to a factory in a big mill to grind, becoming in a snuff powder. You will see inside factory. Now I can explain what's happened to this factory in old times. Factory starting work in 1871, closed in 1988, access to the government. And do you know, young people didn't want anymore, ever and ever, no longer working tobacco. Tobacco is a hard culture, blowing our skins with the sunshine rains in tobacco. They used it in your time so many fires under tobacco. They used the process about the fire and the smoke. Even they used a wooden powder inside the fire for to result in a smoke. You can see the walls around, steel poles, cross beams, doors and windows totally black by the action of the smoke. Smoke is so dangerous for us because even this tobacco contains more nicotine than the other one, the white tobacco. It also contains tar and carbon monoxide, so dangerous for our legs, resulting in diseases like the cancer, pulmonary emphysema, and the other diseases. Not good for us. Why this tobacco was more cheaper? Because it needs to stay here in good time in a mid dryer by action sun heat during 24 hours. Cigarettes and using the pipes and then to do the cigars made by hands. All the time we have so many fires. Nowadays just two to serve the example. It was all the time. When you and this tobacco take care, please. When you and this tobacco was done, like I told you another example, a generator. Because factory began in work in 1871, just in 75 we received electric energy. So worked by a generator. Come to see the result. Here you are, a tobacco bundle, so perfect, so quickly, so fast. This is a big progress in the old times, as you can see. And they use a dryer to involve and serve the leaves tobacco around, and then they use it around these materials. That paper, it's good for to impermeabilize best quality. So this is a very carpenter pushed by a man for to transport potatoes, beans, in this case tobacco, to sell to the factory. It was really a good help because people in the old times had no money to buy the big vehicles, do you know? It destroys quality tobacco. So if the farmers transported less quality, in the end, unfortunately, they received less money. They need to take care all the time about tobacco. In the day and in the night, yes. In this one, you can see a bunk bed con leaves filled inside. During all the time of the Maya, in Maya, we have this bed with the corn leaves inside because so much poverty misery around. In this place, they use it for to take care about the dryers. Why blended? So they use the honey, alcoholic blends like rum, absinthe, and another different tastes. So they use honey already fluid, they use alcoholic blends, they also use sugar, saltpeter, different bottles with different flavor and smells like chocolate, lavender, figo, orange, citron, Virginia flavor and smell. So people, all Tiiritud tubakaretsepti omanik
suri ära ja keegi ei tea, mis sinna kirjutatud on. Siin siis maitsestati tubakat. Tehti pakk lahti, seisis 24 tundi ja siis lisati viskit, apelsinikoor ja muud asja. The chopper machine. This is small, seems small and it is small, but it was orientable, worked by a generator. In this case, a man pressed the tobacco on this platform and get out for the other side so quickly, so fast, totally chopped. As you can see, this picture, two baskets in front of the other to receive chocolate tobacco so fast. Then they need to disperse here. They need to disperse here the chocolate tobacco. They use a Blancan leaf for to select. Siin sorteerisid naised siis tubakarootse välja. So people, Ja siin on muusutubakad, mida müüdi väikeste vormides. Still so mysterious. So now you can see in this glass vitrine the books for the repairings by part of the engineers. So they use the books for the repairings. We have here in your town first about 44 young women laboring, a fixed young women laboring. And we have also 12 men fixed for to do the repairings in homes account, take care about the factory, the drives. We have around 12 men. And outside we have about 100 producers. They receive the cool for to produce the tobacco. Stick cigarettes. Dresden. Labored between the years 1945 until 60. It did 300 cigarettes per minute. Very stick cigarettes. Now come see another one. In 60 years, I'm listening in disorder. Now we have Moline cigarettes, arrival from France from Copenhagen, Denmark. What he did in those times, 1,200 cigarettes per minute. Also a big advance. In 70 years, stable and chairs. Young women sitting side by side need to do the process mostly made by hand. Despite involved with different names, they use it for the package. So you can see this one, so many names different. They use this wooden molds for to do perfectly cartridges, aluminum paper under. Here you are the result. So perfectly made by hand. Women with so much skill in their own hands, like this one. Grams for people using pipes, then to do the cigars made by hand. Mostly rustic composite, more cheaper. The Barry Lemon Kentucky tobacco. So Benfica, just a few times you can produce, like I told you. We have not the patent, the certification to continue. The tobacco from Colonial War, like I told you, we have a fight, a battle, we lose the battle. So different names, filtered tobacco brand so expensive, and 0.75 the most appreciated by the smoker people. In the end, they stay so deeply sad, so disappointed when you need to close these tobacco brands. So people, different things. Saturday full time, because we had a government of Aragon, Salazar, we had about Salazar, a government we had in 25 April, we had more freedom, the workers need work a day, it required so many machinery, arrived from Germany, Monopol, Heidelberg, Mansfield. People, this is a guy thing. To cook the raisins so fast and so preciously. And this is a printed machine. They use it for to do for to print the raisins. It did in your times 4,000 printed raisins per hour. Here you are the stencils, the color book for to do in the end the designers. As you powerful meal for to grind the olives, for to do the oils, and for to grind so many strong materials. But because it arrived later for us, we have just a little production. Olemegi autoni ääres siis. Ja kui nüüd sinna vaadata, siis 2500 kilomeetri kaugusel on seal Gröönimaa rannik. Seal on kindlasti väga külm praegu, aga siin on palav.
autotermomeeter näitas üle 20 kraadi, siis hakkas kõva vihma sadama. Siin töömehed ehitavad meile maja ka, lähme küsime, kuidas töö nagu edeneb, millal valmis saab. 2-kordne 4 magamistoaga väga hea maja. Oleme jõudnud nüüd Furnase Kuumavee allikate või keisrite juurde. Siin maapind otseses mõttes keeb. Päris võimas allikas seal. Ja tugev väävlilõhn on siin ka muidugi. Samas inimesed on siia sellised augud raianud, kus siis saab toiduaineid küpsetada. Siin on siuke kummaline puistu, kõik on samblikku täis paksult puud. Siin üleval on botaanikaed, mille keskel on üks maha jäetud maja, aga see paraku pannakse kohe kinni. Siis jalutame siin mere ääres lihtsalt ringi. Siin on ilus allee sekvoiadest. Tal on soe olla seal. On need kummalised puud siin, millel ei ole lehti, vaid on samblaga üleni kaetud. Veel üks ilus pikniku koht. Nii ilus aardepoks siin. Reed on elevust täis. Aga neid pidi 2 olema. Neid pidi 2 olema, jah. Ja üks tuli Eestist. Jah, see ei tulnud Eestist, ma arvan. Siis on eestlased käinud siin ära võtnud teise. Bambusmets teeb tuulega siukest kõhedaks tegevat heli, jah. Suure aia taga on loodusreserv. Hästi ära piiratud, seal on ikka jube, on kondata nende kändude ja kivide vahel. Sinna inimesi ei lasta ka. Aga mujal on mõnusad, mugavad matkarajad. Vello Orumets laulis ilma rokkasteta. Roose pole näinud minu silm. Aga siin on, jah. Kus ta nüüd on siin? Täitsa sireli moodi puu, aga roosid küljes, roosiõied. Jah, mõtlesime, mis loomad siin aias on. Kodukanad, kaabra ja teine kamo, follow. Näed sa. Tegelikult siin on kuked ainult ju. Tsip, 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 tsip. Tsip, 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 tsip. Kus emased on? Ja niimoodi ongi kodukanad ja kalkun ja tasuta loomaaed või botaanikaed siin siuke. Midagi sellist näevad mu silmad küll esimest korda, nagu mingi koonduslaagri ahjud, et igaüks saab endale siin grillida midagi. Pole neid pärisevad need grilliid. Igu koonduslaager. Auto tuli vaatama, kas prügi on ära vedada, vist ei ole. Sõidavad edasi. Pidi kõige hullem ilm olema, äikest ja padu vihma, aga tegelikult on kõige ilusam ilm.
vaatame üles. Miksed lained tulevad. Siin tuleb suur laine ja me oleme ookeanis. Aga vesi on soe. Ma veel mõtlesin siia ujuma minna. Nagu Eestis. Nüüd ma sain jalad märjaks. Ja tossud ka. Nüüd on mu jalad siis Atlandi ookeanised. Kalamehed üritavad siin ühte vaala kätte saada, aga ei õnnestu väga. Vaal hakkab vastu. Seda ei oleks filminud reis. Tuli vahepeal siuke suur laine, et pritsis kohe siia tee peale vett. Aga kui ma seal all oleks veel olnud. Või siis täiendavalt, praegu kasvavad siis täiendavalt vahendid. Aga ma ütlen veel, teine valitsus järjest, mitte küll tulemused, aga põhimõtteliselt otsib võimalusi, kus kohas kokku. Väga valuliselt otsib, aga... Oleme jälle ühes huvitavas kohas. Siin lehmad kose ääres on. Issand lehm tahab tulla siia minu juurde. Siis ta läheb ju siit kosest alla kohe. Ludinal ma lähen igaks üks kaugemale ära. Nüüd matkame natuke jälle. Erinevalt Kreekast, siin on täitsa töötav akvedukt. Siin on siuke kummaline veekogu nüüd, mis on hästi kõrgel asub võrreldes sellega, mis siin all on. Oi, siin seda põhja ei paistagi. Keegi siinmaal ei tee lehmadele heina. Lehm läheb lihtsalt põllu peale, sööb nii palju kui tahab ja mis sest, et piimatoodang on väiksem kui Eestis, aga lehma kohta, aga see piim on maitsvam. Jõudsime siukse lehmakarjani, kus on ka pull hulgas. Pull on nii rahulik. Aga siit nagu tee on nii sitt, et võlga nagu edasi minna, elektrikarjus veel. Vaatame midagi muud. Sealt verekoerad meil siin matkarajal. Otsime Aaret. Sattunud siuksesse huvitavasse kohta. Imelik ehitis siin lagunenud. Läheb päris sügavaks keskel. Kummitab või igatahes kuulsime siit kõva laksatust siin majast. Aare sai leitud, ka päris kõhe koht on. Joogivee siin Franco de Campo linna läheb siit, aga tee muutub poriseks ja igavaks, et see tee viib huvitava vulkaani siis sinna servani ehk, mille keskel on hetkel järv. Aga kuna ilm on nii udune ja läheb pimedaks ka varsti, siis me sinna ilmselt ei jõua. Sinna oleks 7 kilomeetrit minna ülesmäge.
Ja müstilisemaks asi läheb, siin on täitsa töötav akvedukt. Matkarada siia ei soovitanud minna. Aga noh, me läheme siit kaudu nüüd tagasi. Ja nii ta läheb, see akvedukt. Pikalt Kuristiku serval. Vulkaani jalamil. Oleme jõudnud vist selle lõpuni. Selle rajatise lõpuni, jah. Siit läheb see vesi torusse ja asi ants. Olematu vaade ja Costa Rica'l ja maailma lõpus. jah, Siin on samasugune maailma lõpp. See külje all Caldeirases on siis siukene võlumaa. Kus on fantaasia alles? ikka jah. Siuke võlumaa avatud siis. Ja parkimine nagu oleks tasuta. Kummaline võlulinn siia tehtud siis. Karta on, et seesama vesi lähebki siit sinna basseinidesse, kus me nüüd piletid saime, et ujuda, see on 2 kilomeetrit eemal siit. Aga ütleks, et siin on ikka üle 20 kraadi sooja praegu. 3. jaanuaril. Idee taaret leida, ronida sükse kuumaveeallika kohale, hirmus, et alla kukkuda. Aga leitud ta sai. Ja see kuumaveeallikas on siin all, õigemini see süsteem kõik. Aga õhtul lähme ujuma soojaveebasseinis, mis on nii kinni pandud ajaliselt kõik ajad, et õnneks 2 kohta viimasele satsile leidsin. Jube raha teenimismasin, pilet 8 eurot, kapi eest 2 eurot ja iga asja eest seal käteräti eest 2 eurot või mis seal oli. Aga eelmine kord me saime protavariadat siin kuskil osta. Oota, saame nüüd ka. Jahtu maha, hotell on kaugel.
nüüd hakkas veel tugevat vihma ka sadama. Ja mul on aku ka tühi kaameral, kohe lõpeb ära, see just filmisin praeguseks. Ei ole, ta on liigitud. Samad keisrid, mis jäid 10 aastat tagasi, töötavad siiamaani sama võimsusega. Et siis Hilton Lagoa hommikusöök Assuuridel. Omletti tehti. Omlett on päris hea. Kohalikke juuste. Kodujuustu. Apelsinimahla on värskelt pressitud. Viimane päev Peasaarel Assuuridel. Et sõidame ringi täna siis sealpool saare otsa, kaugemasse otsa. Aga ma vaatan siin kõrgemaal mägedes on jälle udu, nagu ikka. Aga täna lubati ilusat ilma. Nüüd oleme saare põhja ja ida pool. Siukses ilusas kohas. Koerad on siin maal väga tigedad. Suundume jälle ühte vaatega kohta. Võimas. Sellises koopas ikka paadiga väga ei käi. Ja on kiikuda siin Euroopa lõpus. See on Euroopa lõpus. Lehmakari on ennast toimetuks söönud ja puhkab. Lähme vaatame teist vaatamisväärsust. Kas tulnud eelmõnda tuleb sõita. Teravad kivid tee servas. Just loodis üles. Palvetan, et kedagi vastu ei tuleks. Tuleb sinna alla selle sillani jõuda ja siis pärast tagasi. Mul tuli parem mõte, et teleporteerime ennast sinna alla. Nii, paneme end valmis. Teeme portaalis. Sups. 3, 2, 1. Ja sups. Oleme kohal. Siin saab ette minna. Nii, no kus see matkarada nüüd siukest mäe külge mööda peaks üles minema, mina ei saa aru. Vaatame.
siia võimsa näritud palgi visanud. Otsustasime mööda matkarada minna sinna mäe otsa ikkagi. Ja polegi väga paha matkarada. Puhas rauamaak. Kõva kui raud. Kõva kui roostes raud. Ja. Nii, ronime aga edasi. Aktiivsed lehmad. Võtame nüüd lehmade terviseks lonksu piima. Kas see on Assuuri piim või? Ikka. On hea. Seekord siis selline matkarada. Te tulete nüüd? Karjatan siin lehmi ja... Kuidas see piimasaak on muidu? Lüpsin just ära, ikka tuli küll. Veel vaateid. Selline matkarada, päris mugav. Vaatega ookeanile. Appikene, kui järsuks läheb. Mäletan, et jõuluajal pidime koolis tegema jõuluehteid nendest pillirauvartest, aga siinsed lapsed peavad tegema ikka mega jämedatest vartest selliseid asju. Väga võimsaid. See rada on tegelikult kohalike elanike rada randa. Hommik San Migueli parklas, täna lendame Floresele siis. Anname auto ära. On toodud uued passikontrollimasinad, täitsa uued, kõigil kaamerad küljes. 5 tükki. Meie lennul on Floresele nii vähe reisijaid, et meil on kohe isiklik saatja lennujaama poolt. See Portugali kõrgem mägi, 2 kilomeetrit kõrge. Kus saarel me nüüd oleme siis? Porta airport, aga saar oli Paidal. Meie 3. lend siis Floresele, see peaks kohale ka viima ja pandi propelleri kõrvale otsa seisma.
mõttes, aga meie autorendi logo on siin üleval. Esimesed vaated Florese saarel siis. Võimas matkarada Floresel Igashu Inguashu jugade juurde viib. Passado prohibido, доступ ограничен. Sooride üks suuremaid vaatamisväärsusi. Äärde siin on ka sariggrillimiskohad. Ja siuke vulkaaniline maastik siis, mis meri on puhtaks uhunud kivimid. Vulkaaniline kõrb siuke. Ongi lehmad oma põllukestel. Siin on siuksed majakesed jõe ääres, kus kõrvalt voolab vesi, need on vanad vesiveskid. Need on päris mitu tükki siin. Google Mapsi järgi sõidame nüüd Euroopa läänepoolsemasse punkti, kus pidi vaateplatvorm olema. Nüüd me mõtlesime, et vaatame Euroopa kõige läänepoolsemat punkti, aga tegelikult tuleb välja, et see kivi seal meres, mis me ennem nägime, on see. Aga me ei ole ainsad lollid, kes siia tulevad, siin on nende rendiautodega, kõik tulevad vaatima siia seda. Keeravad otsa ringi ja sõidavad tagasi. Google'i järgi või kus ma lugesin, et siin on vaateplatvorm, aga ma ei näe siin vaateplatvorm ja ilm on ka siit. Meie elamine Floresel. Keegi niidab seal nagu muru, huvitav. Aga vaade on siin võimas. Ja Fred sai selle ööbimise 75 € eest öö. Tundub, et siin on teenijarahvas. Meie oma on see üks maja siis, jah. Suvel on siuke villa, maksab 500 € öö. On ikka koht. Siuke härrasrahva tunne tuleb kohe peale. Telekas on roogasti koha on. Ma loodan küll. Isegi tule kustut on hõbedane, mitte nagu teistel. Mida ei ole, prügikasti ei ole, siin on kuradi sorteerimisprügid ainult.
Fred läks üles, mina olen hoopis all. Siin on magamistubasid piisavalt. Yeah. Väljast pisike, seest suur, siuke elamine siin. Õhtusöögiks ostsin kohalikke veisepihve. Väga hea maitsega, juba proovisin ära. Need samad veised, keda päeval nägime siis eile ja täna ja tegelikult iga päev. Need on nüüd lihaks löödud. Ja kahe kohalikus saiasepiku moodi asja vahel on väga hea. Terasepiku, mis ta siin on. Toit on siin kallim kui Eestis, aga mitte palju. Ja head toit on siin raskem leida ka tegelikult kui Eestis, aga leiab. Hommik Flores uhkemas ööbimisasutuses tervitab meid tugeva tuulega, millest varblased isegi udinal panid joostes põõsasse. Ei tea, kas lennud toimivad täna. Ja ma kuulen ühte lennukit lähenemas küll. See on siiski tugev tuul, mis lähenes. Fred läks nüüd pesema, väljas hakkas sööka torm. See ilmaga ei saa isegi autoga sõita vist väga. No siukse ilmaga ikka matkama väga ei lähe. See oleme jälle samas kohas, kus eile suure uduga olime. Et siin on see teine Florese suurem vaatamisväärsus, need vulkaanined torud siis, kuidas neid kutsutatakse. Mida me eile nagu ei märganud. Seda me Santiagosse või mis linn see oli? Pigem Ponta Delgado. Ponta Delgados, jah. Vaata siin on alles maastik siin järgmisel põhjas. Ja muidugi näinud juba viimaste aastate jooksul, et siin on Siin on see Soomaa, kus kõik need suured ojad alguse saavad. Et Fred luges, et need, mis ma pidasin kuldnokkadeks, mida neid siin on palju, on ju, et need ei olegi need meie Eesti kuldnokad, vaid mingi Asuuri kohalikud linnud nimega siis kollanokad, eestikeelse nimega. Siin on jälle üks vaatekoht, see suur saar seal keskel on nüüd paljundamispaik, sinna ei tohi minna. Veel üks vaateplatvorm. Siia saab tegelikult koos autoga sõita kohe. Vaatlema. Mingi kivinukk on siia ette pandud, aga no sellest vist sõidab üle küll. Veel üks koht, kuhu aarded juhatasid.
väike saar, aga jõeorud ja mäed on siin võimsad. Proovime, kas siit kraanist ka vett tuleb. Ja kraanist tuleb ka vett. Uks ka ei avane, koputame. Siin on veeuputus majas. Totaalne. Oleme jõudnud siis ohutsooni. Ehk siis ookeani randa. Aga siin on ka inimesi. Üks harilik kollanokk on meid jälgima tulnud siia. Need on väga uudishimulikud linnud ja küllaltki julged. Oleme täielikus ohutsoonis ja aga rand on huvitav iseenesest, väga kivine. Aga siin võib ootamatult tulla neid tugevamaid laineid ka. See kollanokk kohe palus ja vilmi saada, tuli nii lähedale meile ja teeb oma neid tavapäraseid liigutusi siis. Tahaks midagi head, ei ole praegu midagi head. Muidu kompletti olete peale poodi olnud, aga ta ei tule sinna maja. Et samas ranna juures on siuke majakene väike. Saab ennast pesta, kasida. Mõnus rand ja siis pidutseda, lauad ja katusalune. Üks võimsamaid kohti, jah. Tuli meie juurde kass, kellel oli hiir suus. Mis see kass tahab? Siin. Ta ei hiire siia. Räägib, et seda lindu on väga raske fotole saada, sest nad kipuvad ära lendama. Siis see lind oli imelik, see kass siin on imelik. Tuleb hiirega meie juurde ja siis lõpuks see hiire ära ikka. Algus nagu tõi meile, et me otsime siin aaret, on ju, vihjepilt on väga segane, et äkki kass aitab meil selle aarde üles leida siit Kiviõia seest. Aarene, ma näitan sulle kass aarte pilti. Teil ei ole midagi süüa seal aias. Uus hommik. Nii nagu igal hommikul, nii igal õhtul peame aparaadi tühjaks hoida. Õhuniiskus eemaldada. 2 korda päevas. Triiki vett täis. Siin on oma, ma ei tea, 6-10 kilogit. 10 päris üle. Kus see vesi tuleb siis? 10 liitreid vett iga päev niimoodi valame kraanikausse. Ja mõned riigid kannatavad tugeva veepuuduse all. Siin mõtled, oleks seda ainult vähem. Nii meie mitte meie, aga hommikune lend on saabumata jäänud jälle. Ei tea, kas ka meie lend tuleb, äkki jääme. Vaatame. Eda me näeme. Andsime auto ära, ootasime tükk aega, lõpuks meie lend siiski tühistati. Juba 2 päeva pole see lennujaamale ühtegi lendu tulnud. Lähme vaatame Vaala muuseumi, Vaala kombinaadi muuseumi.
täna ei hakanud autot uuesti võtma. Et äkki homme hommikul ikka saab lennata, meid pandi homme varase lennu peale. Ja kusjuures lennukompanii andis selle hotelli ja 15 eurot näkku söögiraha kohalikes restoranides. Ja see valge maja ongi see meie Vaala kombinaat. Siis vanas Vaalapiigitehases või binoklitega vaadati siis, kus need vaalad on. Kas on autoklaavid. Siia visati siis kondid ja liha ja kõik keema. Kooriti siis vallal nahk maha, pandi tünnidesse, tõsteti üles ja visati autoklaavi. 1922. aastal tehtud aurumasin, mis andis jõudu masinatele. Auru tähendab Inglismaal tehtud uhke sildiga. Auruvintsiga tõmmati vaal siis kaldale. Nendel aastal juba diiselgeneraator toodud, et elektrit toota ja kasutati rohkem elektrimasinaid. Seal on see valaliha kuivati, mis korralikult ei kuivatanud ikkagi seda. Ja palju tehnoloogilisi probleeme oli seal tehasel. Liha kuivatati ära ja müüdi ka kuskile pulbrina. Eilne elamine oli seal mäe otsas. Kahjuks jäi külastamata sealne park, mis kuulus ka maja juurde. Pilt kohalikule surnueiale ka, et siin on igatsuguseid audu. Mõnel on ainult number, mõnel on päris uhked hauakivid ja värgid. Linna keskväljak. Likus edasi siis tegi lennufirma meile välja sukse hotellitoa ja õhtusöögi. Hommikusöök on ka midagi hotellis. Võtsime kohalikust restoranist pitsad, 30 eurosse pitsasid. Meie päästev lennuk on tulemas maale. Nüüd vist on lootust. Tuli siia, siis ta peab ka ära saama siit. Ehk võtab rahvast ka peale. Lennuk tegi vahemaandumise Ponta Delgadas 6 tunniks ja läksime botaanikaaeda.
kuked karjuvad siin. Hoov ja koolihoovis kõnnivad vabalt, mitte päris vabalt, aga lambad ja kitsed. Hommik, sööme enne väljaminekut, meil on täna täispäev siin Santa Maria saarel. Reet ostis eile ananassi, mis see kilo maksis sellel? 7,90 äkki. 8 siis ikkagi, jah? Jah, ja see ananas läks maksma mul 9 eurot. Aga noh. Aga see on kohalik ja tegelikult on ime maitsev. Ja ta oli väga värske ka, kui ta poodi toodi. Väga värske ja kohaliku ettevõtlusega toetada. Jah. Sooride Santa Maria saarel matkame natuke, meil on täna terve päev. Vaatame kohalikud suuremad huviväärsused üle. Esimeseks on suurim kosk siin saarel. Teil Marsil oli ka selline maapind? Oli küll. Punane. Ja siis Santa Maria matkarada. Nii, ja siin see juga on siis. Polegi väga suur. Tegelikult siin, et see nagu tugev tuul lennutab selle joa õhku ära laiali ja maapinnani ei jõua midagi tavaliselt. Oleme kohalikus pargis, mis on väga müstiline uduga. Aga kui nüüd hoolikalt vaadata, puud on siin kõik rivis, need on ju istutatud. Ma ei tea, mis vastu. Vaatekohad. Noh, libisesid. Kuradi toss on mul tõesti nagu Vale sammu teed. Tihe noorte puude mets. Ekstreem aare kuskil siin. Leidsime aarde kehvas konditsoonis muld ja muda sees ja läbi ligunenud. Ja seda pole üle aasta leitud. Punnid seal vaatavad. Siin peaks mingi huvitav asi olema, aga halva ilmatõttu ei ole näha. Järv peaks siin olema väike. Aga kus? 9. jaanuar ja selline mõnus niidetud rohulõhn on siin. Ja siin ta on, väike mägijärv. Kõrge kalju all. Ja tegelikult siinpool on üldse kuristik. Tegelikult vana maha jäetud karjäär. See sein on siin inimtekkeline ikkagi, jah. Santa Maria kõrgeim mägi, 587 meetrit merepinnast. Head vaated, mis on muidugi udu tõttu piiratud.
Antarktikas. Suured tormid. Mitte kedagi ei ole, kõik inimesed on kodus ja külmetavad. Vene gaasi ka ei tule siia enam. Täielik võrgu. Veel üks Santa Maria vaatamisväärsus, nii-öelda kõrb. Vett on, viljakat pinnast on, aga midagi ei kasva. Selline siis kõrb. Aga siin on matkajaid veelgi. Kaameraga ei saa lõhna edasi anda, aga siin on eukalüptipuud ja tugev siuke mentooli lõhn. Iseloomulik. Ja ikka kõrb. Sa rebid seda lehte, siis tunned seda eukalüpti lõhna. Jah, hästi tugev, jah. Hästi tugev ja kui sellist on terve mets täis, siis on see niisama ka õhus tunda. Kitsad udused teed on täitsa tavalised siin meil, kus me peame sõitma ja tihtipeale on nad käänulised, enamist ongi käänulised. 50 tunnis siin väga kiirus ei lähe ka. Santa Marial viimane ja täna lähme vaatama taas Vaala tehast. Läks kunagi pankrotti ja nüüd saavad Vaalad siin meres rahulikult edasi kujuda. Neid on siin ka nähtud. Ja siin see on siis Vaala töötlemistehas, kus aastakümnete jooksul on tapetud, töödeldud 850 vaala ja toodetud 2 miljonit liitrit õli. See on see katel siis, kuhu vaal pandi, et rasv välja tilguks. Kuumutati. Aga nüüd võtab ookean tagasi, mis kuulub loodusele. 2 raudkorpus on läbi roostetanud. Siin on mingid 2 salapärast kambrikest, kus ei näe, mis seal on ja uksed on kinni tugevalt. Nii, nüüd anname auto ära ja jätame hüvasti selle saarega. Lendame Peasaarele, et homme lennata Pariisi.
seiklus Azoores on lõppenud, nüüd sõidame Pariisi, loodame väisata Eiffeli torni, aga lennujaama jõudsime, tundub, et esimestena. Pariisi ja siin on totaalne ummik. Metroo ei sõida teatud lõigus ja lennujaamast on jäänud seisama ummikus lihtsalt. Seikleme siin Pariisi metroos, tahaks Eiffeli torni juurde minna, aga praegu olen Notre Dame'i peatuses ja peaks istuma C-liinile, mis ei tööta. Öine Pariis, mitte öine, vaid õhtune ikka. Saime ka bussi peal, lootust on ikka Eiffeli tornini jõuda. 2.50 on pilet hetkel. Ja oleme Eiffeli tornile päris lähedal juba. Kell on juba 8:30. Proovime sisse ka saada sinna. Pariisi maailma näituse jaoks ehitatud. Ümber torni müüakse igal pool. Suveniire. Siiski me täna sinna üles ei saanud. Kuna meil on toidukaubad kaasas, siis turvamees ei lubanud läbi. Ei mäleta, miks eelmisel katsel ei saanud sinna üles. Seini sillal oleme ja siin on siis veel parem vaade sinna tornile. Nüüd on vaja kuidagi hotelli saada, mis on linna servas. Pariisis kõik läks suht luhta, igal pool mingid liiklustakistused, mingi õnnetus oli kuskil juhtunud ja rongiliiklus oli häiritud ja Eiffeli torni ei saanud ja õhtul siin söön siis juustuvalikut ja salatit, salat on ka väga maitsev, tuunikalasalat siin. Pariisis on õlu ja toit on maitsvad tegelikult. Hotell siis Hilton ja Pariisis. Teenindajad piiluvad siin kogu aeg. Söök on, jah, Hiltoni kohta võiks ju rikkalikum olla, omletitädi võiks tööl olla ja nii edasi. Toitu on nii vähe. Ja toitu on ka kuidagi vähe. Et kas siis ei ole külastajaid? Ka see on tõenäoline, jah. Vaatame siin Pariisi peal ringi. Midagi teha pole, poed pandi kell 12 kinni. Aga siin on siuke keiser nagu või siuke tehislik. Kummaline. Nii, meie lend Poolas hilines 2 tundi, mis tõttu jääme Tallinna lennust maha. Kell on 12:30 öösel. Lennujaamaks viimane lend oleks läinud 23:10 siit välja. Lennujaam on veel lahti niimoodi, et kõik on kinni. Vaatame, mis meist saab. Meile pudeli vett, siukse söögipaki
ja siis ka 2 tuba sihukest 2-voodilist. Ja takso tõi mind see hotelli ära ja viib hommikul tagasi. Ainuke häda, et ma jään nüüd tööle hiljaks, pidin tööl olema. Mulle tehti äriklassi pilet ja ma pean siis hakkama varsti peale minema suht kohe.